Ei pea olema eriline seapõrna ekspert või mingil muul moel ilma teadlanet aru saada, et hobiautode hooaeg on selleks aastaks Eestis läbi. Tänaga vaatame täpsemalt, millised on võimalused oma hobiautot hoiustada talvel Eestis ja kuidas oma neljarattaline sõber selleks ette valmistada. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. Internetist infot otsides leiab kümneid teenusepakkujaid, kes on nõus hobiautosid oma turvalises garaažis hoiustama. Hinnad algavad paarikümnest eurost kuu kohta ning võivad kruvida mitmekordseks. Hinnakujundusel mängivad rolli nii asukoht, hoiustamise lisateenused kui ka tingimused garaažis. Õigem aeg oleks tegelikult tuua juba enne novembrit, sest et tihtipeale on see, et novembrikuus hakkavad ilmad nii muutlikuks muutuma, et kliendid tahavad nagu puhta autoga tulla, aga see ei ole enam võimalik. Luksushotellile kohast teenindust pakkuv hobiautode talvekodu Garage 33 võtab vastu piiratud koguses masinaid. Sõidukid on hoiustamise ajal kindlustatud, valves ja spetsialistide hoole all. Algul, kui see auto tuleb pesunas sisse, ta kuivab paar päeva, siis pumpame rehvid hoiustamise rõhu alla, et võimalikult vähem kahjustaks seda rehvi lapikuks minemast. Talve jooksul me keerame seda ratast ka veel mitmel korral ringi. Meil on akuvalvurid on peal igal autol. Me näeme kogu aeg, kas see aku pinge oleks nagu ühtlane, et ei kukuks kuhugi allapoole. Mina ei tunne küll ühtegi hobiauto omaniku, kes kuskil õues oma autot hoiab. On ikkagi leitud mingisugused angaarid või ühiselt renditud mingid suuremad pinnad. IT-ettevõtja Priit Vaikmaa hoiab ühte oma suveautodest kortermaja avatud parklas, kuid soovitab võimalusel panna hobiautod ikkagi korralikku talvekorterisse. Auto püsib paremini, terve, kauem, säilitab oma välimuse, kvaliteedi, sõiduomadused, kui ta on spetsiaalselt selleks loodud kohas soojas garaažis või kuskil teenusepakkuja juures. Esindusest soovitati ühte asja, et kui me hoidsime seda eelmist autot mitte kodus soojas, vaid pigem sellises avatud parklas kuskil, äkki siis saab kapooti luugi natuke lahti jätta, et pääseb igal juhul autosse isegi siis, kui kõik tühjaks läheb. Talveperioodil pöörab Vaikmaa autole tähelepanu maksimaalselt kord kuus, et kontrollida masina seisukorda. Pesin auto ära, vaatasin rehvi rõhudele, panin need tavalised rõhud, mis on soovitatud. Kord kuus käivitad mootorit, näiteks vaatad, kas kõik on korras, vaatad, kas aku on täis. Vanematel autodel tasuks kütusepaagid täis panna ja sinna, kui võimalik, lisada ka kütuse stabilisaatorit. Mägi soovitab vältida auto hoidmist suurtes garaažides, kus käib pidev sisse-välja liiklus. Kui sul satub kõrvale soolast tilkuv auto, siis see ei ole hea. Et parem juba siis tavalise ilmastiku käes. Üks variant oma hobiauto hoiustamiseks talveks on tegelikult ka sellised merekonteinerid siin. Nende eeliseks on see, et nad asuvad Tallinnas ja mis kõige tähtsam, sa saad oma autole ligi iga kell ja saad seda autot kasutada täpselt siis, kui soovid. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.